Tere! Urmas Pau on minu nimi. Ma ühe küsimuse lahendan kohe ära, ma tegelikult olen Vormsilt. Et siin Saaremaa Hiiumaa on, see on küll. Ma tegelikult olen Vormsilt, aga elu on viinud Saaremaale vahepeal. Ja ma tahtsin tegelikult siin eelkõnele toetuseks nagu öelda, või selles mõttes on see nagu värske tuul praegu minu jaoks ka, et ma olen istunud mitmel koosolekul, ilmselt ka Georgiga koos koosolekutel erinevate ministeeriumi esindajatega, kus nemad omavahel koos ettevõtjatega koosolekul hakkavad omavahel vaidlema, et kelle pädevuses või kelle ülesanne on mingeid asju nagu teha, ja siis sa istud selle ja mõtled, et mis asja on ju. Et kui see täna nüüd siuke liikumine juba mõtteski on ja natuke samme astutakse, see on suurepärane uudis tegelikult. Aga mul siis paluti natuke rääkida, ma ei räägi nii suurest poliitikast, aga rohkem siis sellest, et mis me seal Saaremaal nagu teeme. Ja jällegi, et võib-olla natukene nagu pinda sondeerida või teha niisugusest meeldivamaks, siis tegelikult on ka Hiiumaa vetikat, ehk siis meie vetikapüügiala on osa on Hiiumaal, osa on Saaremaal. Ja siis me püüame ka Hiiumaa vetikat ja need Hiiumaa vetikad jõuavad siis samamoodi läbi meie nagu maailma. Ja lähme siis siit vaikselt edasi. Me asume siis nagu Saaremaal, siin Hiiumaa kõrval, siis natuke suuremas vaates. Asume ikkagi Saaremaal ja meil endale meeldib tegelikult öelda, me tegelikult asume maailma keskel, mis avab meile kõik võimalused. Meil on võimalik igale poole üsna lihtsalt asju nagu tegeleda. Et ei ole mõtet mõelda ennast kuskile ääremaale või nurka, tegelikult oleme maailma keskel. See ettevõtmine ja tehas tegelikult on üsna vana. Alustavad juba hallil nõukogude ajal, 1966. aastal 29. detsember tuli sealt esimene portsearaan. Kuupäeva nimelik on, aga selle ajal juuldest ei arvatud midagi ja Näärivana tulek oli veel paar päeva aega. Ja siis sihukesel kuupäeval see tehas seal nagu käima pandi. 96. aastal, siis see 30 aastat oli see nõukogude aegne värk. Tegelikult see tehas loodi siis nagu Kalevi kommivabriku jaoks. Et mõeldi siis Eesti teadlaste poolt välja, et meil on see vetikaressurss, millest saab toota siis teatud paksendavat ainet, millel on keeruline nimi furtselaraan. Ja senikaua siis see oligi selline Kalevi allasutus ja väike ettevõtte. Ja siis 96. aastal loodi siis ettevõtte Estagar aktsiaselts, millega siis tehas liikus tegelikult Kalevi alluvusest ära ja omanikuks sai Saare Kalur. 2016 siis ostsid siis tänased omanikud, mina ja mu sõbrad, meil seal Vormsil kusagil tuli mõte, et me tahaks tegeleda millega, mis on merega seotud ja mis ei ole kalandus. Ja siis me seal mõtlesime välja, et tahaks tegeleda vetikatega ja üsna mitu aastat tegelikult arendasime vetikakasvatust seal, sest meil ei olnud ressursi ja ligipääsu ja siis me ühel hetkel mõtlesime välja, et meil oleks mõistlik tulla Saaremaale meeste tegema ettepanekut, millest on keeruline keelduda. Ja 2016 lõpust siis me ostsime seda tehase ja sealt maalt oleme siis seda arendanud ja püüdnud nagu edasi viia. Ja tänaseks päevaks me oleme sinna investeerinud natuke raha, oleme üsna palju muutnud, arendanud välja erinevaid asju ja mis meie jaoks kõige olulisem, et me oleme saanud valmis eelmise aasta lõppu uue liini, mis siis võimaldab meil tegelikult valutada, ütleme siis maailmaturgu mugavamalt ja mõistlikumalt ja üsna kindla peale. Mõned pildid sellest vetikast, seda vetikat on tegelikult, seda Furcellaria lumbricalis on selle vetika nimi ja ta tegelikult on 2 sorti. Üks sort on see, mis siis kasvab merepõhjas lahtiselt, ehk siis on ju samas Kassari lahes, seal kus me teda siis püüame Hiiumaalt ja Saaremaalt. Ja teine tüüp on siis selline, mis elab nagu kinnitulnud kivide külge ja seda siis Saaremaal on selline 5, 6, 7 sihukest läänerannikult sihukest randa, kuhu teda siis kasutamiseks piisava puhtusega toovad nagu sügistormid ja üldse tormid toovad nagu randa. Ja sealt siis inimesed korjavad, koguvad seda, kuivatavad ja toovad nagu meile püüki. Ma arvan, et see on Hiiumaa laev kusjuures, endine avariku püügilaev, mis siis käis. Ja siis niimoodi põldude peal kuivatatakse see vetikas nagu ära, meie ostame tehasena täna seda kuivatatud kujul juba. Inimesed siis toovad. Seal on ka tegelikult on sellised, ma pakun välja umbes 30
sellist komplekti inimesi, see on, osad on sellised 3 põlvkonda juba, et on siis ala see vanaisa ja poeg ja pojapoeg on täna juba ka 30-aastane mees. Ja siis nad niisugused perekondlikud traditsioonid, kõik see 60 aastast saati, nad korjavad seda vetikat, kuivatavad ja meie ostame seda nagu ära. Hästi äge. See on see sama pilt natuke veel, natukene püügipilti. Ja siit siis nagu ülevaade sellest, mida siis sellest vetikast tegelikult nagu saab. Kas siin on pointer ka kuskil on ju? Ma ei saa aru, milline neist see on. Okay. Ehk siis meie tänane hetke põhitoodang on siis keelistav aine nimega furcelaraan. Mis siis tegelikult ütleme, siis me konkureerime turul, kõik me teame selatiini, agar-agarit ilmselt oleme kuulnud, pektiinid, karrageenid, see on terve hulk hüdrokoloide. Furcelaraan on siis üks nendest. Ja siis selles vetikas leidub, kuna ta on punavetikas, leidub veel punast värvainet, nanotselluloosi võimalused, antioksudandid, bioplastikut õnnestub toota furcelaraani abil ja väetised. Meie tänane ka, me võime täna tegelikult juba öelda, et meie tehas töötab ilma jääkideta, ehk siis meie tänane keedetud vetikas läheb põllule väetiseks otse. Suhteliselt meil tegelikult mingisugust jääke nagu ei jää. Minu puhul võib vahele ka küsida, kui tahate küsida, et see mõttes on lihtsam. Ja furcelaraani tootmine siis jämedalt näeb välja praegu nagu selline meil. Vetikast tuleb, eks seda kuivatatakse, me ladustame teda kuivatatuna, siis me teda peseme, siis me teda ekstraheerime või ehk siis nagu keedame, moodustame seal teatavate soolalahuste abil keeli, pressime vee välja, jahvatame ja siis tekib siis 2 sorti, ütleme, see ongi see, meil on ka tegelikult sellest Nõukogude 70. alguses loodud tehnoloogiaga tekib meil hellpõline furcelaraan, oske kõik Kalevi kommi, see on meile kasulik, on ju, Kalevi marmenaadi kommid, sest seda tehakse siis selle hellpõlise furcelaraaniga. Ja tänaseks siis meie selle uue liini pealt hakkab tulema nagu purbeline furcelaraan, mida siis saavad kasutada ka moodsad tehnoloogiad. Põhiklient hetkel veel on meil nagu siis see magudatööstus, on kliente piimatööstuses, lihatööstuses ja kasvav trend on kosmeetika. Peaaegu kõik Eesti väikese kosmeetikafirmad, siin Mukk, Berritsi, Lumi, mida te veel teate, erinevaid Hoia, kõik nad kasutavad tegelikult furcelaraaniga. Ja siis me oleme välja töötamas ka uut tehnoloogiat, nimetame seda, siin on meil, see on see meie vetikas, lastele meeldib, nagu näha. Ja selles siis uuest multiekstraheerimise tehnoloogiast me siis nagu suudame eraldada sellest vetikast siis ühes protsessis järjest antioksudandid, proteiinid, pigmendid ja lõpuks ka furcelaraani. Ehk siis see on meil täna nagu laborimõõdus on see meil nagu testitud, Taani Tehnikaülikoolis on see laborimõõdus nagu läbi tehtud ja siit me nüüd siis järgmisena liigume siis nagu sellesse pilootmõõtu. Ja see on väike näide, selles mõttes see tehnoloogiliselt näeb ta siis natuke teistmoodi nagu välja, et toimub niisugust, me nimetame seda lihtsustatult nagu pesemiseks, ehk siis me saame esimeses selles etapis saame antioksudandid, teises etapis me saame siis selle vetika, mis jääb siis kontsentreerime välja sealt vedeliku, millest me saame eraldada siis puhastamisega pigmendid ja proteiinid ja siis jääb furcelaraan ja kõige lõppu see tootmine. On üks tehnilised asjad võib-olla. Ja siin on meie tänased põhikliendid või siis võimalused lihtsalt illustreerivad pildi peal välja toodud. Nagu ma ütlesin, et väiksed kosmeetikafirmad nii meil kui mujal maailmas leiab L'Orealist, Hermesest, Hydranov, niisugused tuntud nimesi, kus ta tegelikult meie toodet nagu leiate juba praegu. Ja siis edasised võimalused, mida me nagu näeme. Need vetika kasvatused. Kasvatuse kohta ma saan jälle öelda see sama teema, millest siin minu eelkõne nagu rääkis, et ega me taotlesime oma vetika kasvatuseks siis hoonestusõigus, nii imelikkusega ei ole, meil tuleb taotleda hoonestusõigus nagu tuulepargile. 2018. 1. juuni andsime taotluse sisse, ega me veel, selle mõttes valmis veel ei ole, aga meil õnneks ei ole ka kiiret, kuna me teadsime kalakasvatajate info põhjal, et see võtab nagu aega, eks ju, et siis me nagu selles mõttes hakkasime sellega siis nagu pihta, et meil hetkel kiiret ei ole, meil ressurssi täna jätkub, tehas on veel alakoormatud, aga samm-sammult me peame õigeks valmis olema. Aga siin on nagu veel võimalusi tegelikult,
Ka nagu põisadu on tegelikult kasutatav, mis meil nagu kasvab. Ja siin me natuke toon neid näiteid katsetustest, nagu ma ütlesin, et Vormsil me tegelikult alustasime vetikakasvatuse katsetamise, kuna meil ei olnud seal ressurssi, seal nagu Furcellaariat niimoodi ei ole, on ju. See on muidu, ma arvan, teie Kärdla sadama pilt. See on super asi ja Kärdla sadama, siit nagu läksime nende oma sumpadega kuhugi nagu panema neid. Iseenese tarkusest algusest tegime, panime 10 sumpa sisse ja esimese sügistormiga oli 8 kadunud. Siis võtsime Taani spetsialistid appi, kes aitasid projekteerida ja sealt edasi läks asi juba nagu paremini. Ja siin nagu Tartu Ülikooli Mereinstituut on siis teinud neid ka neid kasvatuskatsetusi ulva ja põisaduga. Põisaduga alus tegelikult saab toota alginaate, biostimulante. Ka see meil on oma Prantsuse partneritega meie põisadu vetikana. Me on võtnud siit saatnud proovid, see on läbi analüüsitud. Tehnoloogiliselt võimalik, meie järgmised sammud ilmselt saavad ka need olema. Ma panin siia vahele ühe suvalise selle, mis ma leidsin kunagi oma vanast mingist sellest, et kui me võtame kui me räägimegi Eestis kui mereriigist, on ju, et sa ütlesid jällegi eelkõne ütles väga hästi, et ära unustatud on see klient Eesti ettevõtte, tegelikult on ära unustatud ka seda, et Eesti on mereriik. Üldse nagu pole tegeletudki sellega, eks ju, meil ei ole merest täna mitte midagi, meil üks kalakasvatus merest tänase päeva seisuga. Aga kui seda võtta, et maa ja vesi on ju siis sellises bioloogilise argupärast looduses või võtta, et ta on pooleks, eks ju, siis täna nagu inimeste toidulaua sisendina on see kasutus umbes selline. Okei, need on väga vanad andmed, võib-olla 10 aastat vanad juba, ega see suurusjärk muutunud ei ole. Eestis nagu eriti. Et selles mõttes on selline tõsine koht, millega peaks nagu kiiremini nagu tegelema. Siis meil on üks selline väike tütar veel ettevõtte loodud nagu eraldi tegelema siis meie selle jäägiga. Meil täna on lõpusirgel, ma usun, et järgmise aasta alguses on valmis meil tehnoloogia ja esimene pilootliin, kus me siis hakkame meie seest tänasest keedetud vetika jäägist, mis siis hetkel küll läheb põllule väetiseks, aga me nagu selle mõttes ei väärindada, et me sellest raha ei saa, meie võit on, et me ei pea utiliseerimisest maksma ja talumees saab selle tasuta. Aga me tahame hakata sellest pressima nagu taimekasvatuspotte. Ja see on meil täna niimoodi, selle koha peal juba järgmiste algus peaks valmis olema, meil on täiesti, need näidised on seal juba nagu näha ja me püüame isegi konkureerida nagu, kui täna on niisugused turbast tehtud potid, need on päris kallid, siis meie kindlasti saame päris nagu plastikpotiga hinna mõttes ei konkureeri, aga piisavalt, et tegelikult Eesti turuvahendus on umbes 30 miljonit potti, et ma arvan, et selle me suudame nagu ära katta väga mõistliku hinnaga, me siin on koostööd, teeme Grünefeega, kus tegelikult käivad need katsetused vahepealselt, kuidas taimed kasvavad ja see on ka päris põnev. Ja siis selle C5 on selle ettevõtte nimi ja seal on siis siin on kirjas ka, mis me seal edaside võimalused tegelikult on selle meie jäägi väärindamisega veel. Hästi lühidalt me, alati on oluline, mul on ka siin ingliskeelsed slaidid selle mõttes, et tuleb käia ka mujal rääkimas, et see jalajälje teema on väga-väga oluline. Ka meie puhul tegelikult, ütleme, kui räägime näiteks kosmeetikast, siis eelmisel suvel auditeeris meid Euroopa suurte kosmeetikafirmadel on omal pandud kokku üks selline eraldi büroo, mis neid tegeleb auditeerimisega, nende sisendite nagu tootjate auditeerimisega. Ja see jalajälje teema on nagu äärmiselt oluline, sealt see audiitor läks meil nagu laeva peale ja rääkis siis laevainimestega ja kuidas siis, ma ei tea, neile palka makstakse, kas neil on kõik hästi ja leidis tulekustuti, millel oli läinud tähtaeg üle ja see läks märkuse nagu kirja hästi süke, see on väga tihe. Ja siis me siis natuke koondame omal sellist jalajälje teemat ka, et me kasutame kaduselt kogume vihmavett ja kuidas me oma asju nagu teeme, et vähendada siis energia nagu kasutust ja kõiki need erinevaid asju. Natuke veel näidised tootes, bioplastik, see nagu on täiesti nagu kile, teatud retseptiga Furcellaari abil saad nagu toota sükest nagu kilet. Ja mingisuguseid ilusaid pilte natuke nagu veel, need on ka Furcellaari abil kunstiülikooli materjali õpetuse või selles, nad siis loovad sellised erinevaid mingisugused ilusaid asju. Aitäh! Ma tegin veel kiiremini. Ja nüüd on aeg küsimusteks. Repliik ajaloolise õigluse suhtes. Tegelikult Furcellaari pükk ja esmane kuivatamine pandi ikkagi toime Hiiumaal Orjaku sadamas Hiiu kaluri juhtimisel. Olin seal vähemalt 3 esimest koolivahe suve seda kuivatamas ja nägin, kuidas see tehnoloogia nagu arenema hakkas.
jah, muidugi agari tootmine oli Saaremaal. jah, Selles suhtes on teil õigus. on. Ma tean, et Saaremaa kalurid vist ostsid Hiiumaa kalurit ära, kui Hiiumaa kalurit oli tulnud järgmist põlvkonda peale, kes oleks tahtnud sellega tegeleda. Ma olen nii aru saanud. Aga kui meie liikusime ettevõttes, siis oli see kõik juba koondunud Saaremaal. Aga tänaseni me taotleme seda püügiluba ikkagi Hiiumaalt, Hiiumaa osale, nii et selles mõttes see on nagu veel siiamaani paigas. Aitäh! Väga huvitav ettekanne, ma kasutan võimalust, ütlen, et ka esimene ettekanne oli väga huvitav ja väga hariv ja siit sai praegu palju huvitavat infot. Toomas Kokovkin, biosfääri programmiala. Et üks küsimus on mul niisugune, et kuidas Läänemere seisund, keskkonnaseisund ja keskkonnamürgid mõjutavad teie tegevust? Kas siis, kui te toiduainete tööstusele valmistate toorainet, kas seal on tunda piiranguid või probleeme või on meie meri piisavalt puhas teie tootmise jaoks? See on niisugune nagu tihe teema. Me kontrollime kogu aeg, me iga aastaselt analüüsima vetikat, eks ju. Aga selle küsimusel ma saan seda üsna tihti. Ja mulle meeldib selle alati vastata nagu merebioloog Jonne Kotta sõnadega, et vaata Urmas, et kui sa suudad kinni püüda ühe 25-aastase havi, siis võib-olla tema sisse on akumuleerunud tõesti nagu midagi. Tegelikult seda probleemi niimoodi ei ole. Läänemere peamine probleem on tegelikult eutrofeerumine, ehk me räägime siis fosforist ja lämmastikust, on ju. Aga seda toome meie merest välja ja puhastame sellega merd. Selles mõttes see ei ole. Aga me kontrollime kogu aeg kõik need raskemetallid ja millest siin iganes juttu on, et selles mõttes on see väga okei. Ja, ma tänan ka väga huvitav ettekande eest. Mul on küsimus, et te mainisite oma ettekandes, et te teete palju teadusasutustega koostööd nii Eestis kui välismaal. Tundus, et teil on ka päris palju välisturgu. Et kui niimoodi protsentuaalselt öelda, et palju teil on Eesti versus Euroopa Liit ja maailm see turg, kuhu te siis praegu oma... Täna ekspordime 85%. Ma saan öelda niimoodi, et Eestis on üks tõsine klient, mis on Kalev. Ehk siis tema mahud on nagu selles mõttes. Seda kirjeldab võib-olla ka näide, et Eesti kosmeetika ettevõtted, meie kliendid, kas 6-7 tükki, aastas kamba peale kokku 10 kilo ei osta. Aga üks kosmeetika klient Prantsusmaal ostab 2 tonni aastas. No see nagu näitab seda, et ega see Eesti turg selles mõttes just, see on valdkonnast kinni ilmselt, nagu on see Eesti turg ei ole. Aga mis on kõige sellisem kaugem või eksootilisem turg, kuhu te oma tooteid mitte? Võib-olla India näiteks. Klienti, jah, Indias klient, Jaapanis on klient, Ameerika Ühendriigid, üle maailma. Selles mõttes meil on ka väga keeruline isegi positsioneerida või me nagu ei pea, kui me teeme müügitööd, siis me kindlasti nagu võtame, seda me viimasel oleme teeme isegi riikide kaupa, aga selliselt me nagu ei, et me siin müüme Euroopasse või tegelikult me ikkagi meie jaoks on see nagu maailm natukene, jah. Jah, tere, Ott Peikel, Hiiumaa gümnaasiumi abiturent. Et minu küsimus on, kas selle jääkmaterjali või kas sellel on potentsiaali asendada ka inimeste igapäevaelus ühekordseid plastikuid, seesama, millest lillepott plaanitakse teha, või kas sellel on mingi muu otstarbe ka? Vaata, ma nagu ütlesin, meil on see üks väike ettevõte, mis sellest püüabki teha neid taimekasutuspotte. Mitte püüabki, või meil täna on tegelikult reaalne tehnoloogia nagu olemas. Seal ka tegelikult me kasutame ka vana paberit selle juures lisandina neid koos, kuna meie see jäägimaht täna hetkel ei ole nii suur veel, on ju. Aga põhimõtteliselt jah, vastus on tegelikult nagu hea, need taimekasutuspotid ongi see üks esimene samm. Mis ma tahan, siin on gümnasiste, ma näen nagu rohkem, tegelikult ma tahan teile öelda, et mingi õppima keemiat, on ju. Meie vaheme näiteks keemiainsenere. Kui Eestis on, miks me teeme üsna palju koostööd nagu muu maailmaga on see, et Eestis on äärmiselt heal tasemel, ma tahaks öelda, on fundamentaalteadus. Ehk siis meie sellest vetikast Tallinna ülikool on selle portselaraani uurinud siin põlvkondade kaupa, see on vist 2. või 3. põlvkond teadlasi. Kalder Ruusiga alustades ja täna on meil seal Rando Tuvikene, meil väga hea partner. Aga sealt nagu, aga puudu on selles mõttes sellest inseneeria osast, ehk siis see ülikool seal tuleb välja, ütleme, meil oli hea kogemus selle sama värvaine eraldamisega, et tehnoloogiliselt laborist tuleb ta niimoodi välja, et võiks proovida nii teha, on ju. Ja siis tuleb see keemiainsener Taanist, eks ju. Meil üks postdoktor tegi meie seda multiekstraheerimist elektronoomist, see ütleb, tegelikult päris elus nii teha ei saa. Et see lõik on nagu puudu, mis on mõistetav, sellepärast, et meil ei ole, me oleme nii väikesed ja meil ei ole neid on ju selles mõttes tööstusi ja asju nii palju, on ju, aga seal, jah, me igal juhul otsime nagu keemiainsener, kes teaks, mis on keemiline, sest meie protsessid kõik on nagu keemilised protsessid ja see tuleb üks osa, see tuleb loodusest, see teeb ta tegelikult keeruliseks ja see teeb ta nagu natuke ebastabiilseks. Ja siis, aga see, kui tulevad mängu nagu pumbad ja filtrid
ja voolikud ja niisugused asjad ja pressid, on ju, siis natuke nagu poob kinni ja siis meil tulevad appi prantslased ja taanlased ja kõik need muud mehed. Tere, Liina Härm ja sadamate valdkonnast ja selle suuna pealt ka üks küsimus. Seoses eelneva ettekandega jutt nendest merekatsealadest. Kas teil on sellele mingeid ootusi konkreetseid ja ühtlasi, kas teil on ootusi kaldataristule, sadamatele, kui palju see teie tööd ja tulevikuplaane mõjutab? Igal juhul. See idee oli, ma tegelikult ei teadnudki, et selline idee olemas on, see on jälle üks selline asi, mis on nagu valguskiir selles pimedast taevas natukene, et igal juhul see on nagu oluline, sest täna ma olen saanud Mereinstituudis näiteks aru, et selleks, et nad tahaksid teha mingites väikestes topsikutes nagu mingid katsed, kuidas vetikat kasvatada, nad peavad hakkama taotlema mingisugust eriluba kusagilt Keskkonnaametist ja see on nagu, tõesti see protsess nagu nendes reeglites on äärmiselt kinni, mida ma selles osas tahaks öelda, et võib-olla võiks neid katsealasi olla nagu mitu, sest et jällegi, et kui te kujutate ette siit meie Saaremaalt või teie Hiiumaalt, on ju, peate hakkama sinna kuskile Põhjarannikule või Hiiumaalt teisele poole Saaremaad või neid asju nagu tegema, siis see on nagu keeruline, eks ju, et võib-olla väiksemaid ja teha, suuta neid mitu teha, kus on need alad, kus on, tõenäoliselt on see vaja keskkonna mõistes vähem tundlikud ja sellised tugevamad alad on ju sättida ja need ei pea olema ilma reegliteta, aga jah, et see saaks nagu registreeritud olla, keegi kontrollib, et seal lollusi ei tehtaks, et selle mõttes on see äärmiselt hea mõte. Ja mis puutub taristusse, ma tegelikult tulin siia, püüdsin ennast ette valmistada, ma lugesin läbi Hiiumaa need mingid arengukavad ja üldplaneeringu ja püüdsin ennast ette valmistada neid lugeda, ja see tänase päeva teema, see merendus, ega see väga palju ei olegi ja siis, kui ma püüdsin nagu edasi siin mingid sõpradega rääkida, tegelikult on see üsna sarnane, on ju, et ega Hiiumaal mõnes mõttes, ma ei oska öelda, kas siin oleks merendusega midagi eraldi või teistmoodi võimalik või saada teha kui Saaremaal, Vormsil või Eestis tervikuna, eks see on nagu mereriik, need asju on vaja teha, sadamad on meie jaoks ka väga olulised, tõenäoliselt meie need vetikateeninduslaevad ei saa olema suured, siin on see peamine koostöökoht meil tõenäoliselt kas tuuleparkidega, kalakasvatajatega, et see nagu see teenindav, ütleme, see üksus saab olla tegelikult sarnane, ma usun, et neid laevu on võimalik selliselt projekteerida, millega siis saab minna nagu teenindama seda tuulepargi meeskonda viima ja tegelikult saab kalakasvatust teenindada ja saab ka meie vetika nagu ära tuua, eks ju, et see on see koht küll, kus me saame väga tihedalt koostööd teha, aga need laevad ei saa olema tõenäoliselt mingid ülisuured laevad ja ma arvan, et need selles väiksemates sadamates kindlasti saavad nagu hakkama, aga muidugi see taristu oleks vaja korda teha ja seda ju praegu nagu järjest nagu tehakse. Mida ma tahan teile öelda, ärge öelge tuuleparkidele ei, las nad tühja olla seal 12-15 kilomeetri kaugusel nagu meres, ja ei tee nagu midagi. Päriselt ka ei tee. Aga see nagu loob võimalusi ja avab maailma. Ja kui seal Janno rääkis selles kooli teemas, siis Saaremaal täna on ju kolledžis loodud juba esimesed erialad, eks ju, ja on vastu võtud. Et tulge Saaremaale koolina. Tegelikult me oleme nii lähedal, eks ju, paneme selle vahepealse laeva nagu tihemini käima natukene ja tegelikult saab majandada väga hästi. See, võib-olla ei ole mõtetki teha seda kahte kohta, kus seal on see baas olemas ja Tehnikaülikooli, ütleme selle põhja pealt, see on väga hästi. Kui ma nüüd vastasin küsimusele ka, vabandust. Ma küsiksin sellise asja. Aare olen taas. Just. Et mis on teie hinnangul kõige suurem risk teie toorainele, kui mere poolt vaadata? Keskkonnas, kus ta kasvab? Reostus. Ilmselt. Ma arvan, et reostus. Meil on kogemus Saaremaalt, siis seal Saaremaa rannikul ühe koha peal läks kus mingi Kreeka tanker või, mis aastal see seal ümber läks, on ju. Siis tegelikult sealt piirkonnas kadus rannikuvetikas ära. Sealt enam praegu me vetikat siiamaani me ei saa. Vaikselt vist hakkab seal nende randade peal tulema tagasi ja sealt siiamaani me ei saa seda vetikat. Et see ilmselt on kõige suurem. Samas jälle, teine poole ühest on alati see, et see Kassari laht on selles mõttes suht kaitstud, eks ju, et seal ei ole niisugust suurt ja suurte laevade ja tohutud ei ole mingi tohutu kaubatee ja natuke see nagu on see nagu turvalisem pool asjast. Ja eks see siis ja järgmine meie kindlustus saab olema ilmselt ise ette kasvatamine, mis ka nagu seda riski nagu maandab, aga ma arvan, et see on kõige suurem. Tere, Mihkel Mikk, Hiiumaa valla arendusspetsialist, et küsin siin selle eelmise või üleelmise siis punkti jätkuks, et milliseid nagu eeldusi siis ütleme võiks luua üks kohalik omavalitsus, et sellist majandust toetada? Ma tegin Vormsi vallas sama tööd
mis sina? Jube lihtne oleks praegu öelda, et ärku segagu, on ju. aga noh, natuke võib-olla õigus selles osas isegi, et kui see on ikkagi niisuguses suures plaanis, no ma tean seda ka, tänased arengukavad ja asju tehakse hästi palju selle ka, et noh, mõttega, et noh, toetuste teema, eks ju, noh, kirjutame kõiki asju nagu sisse, et noh, kuskilt siis saab alati viidata, on ja siis saab toetust ka, eks. Aga kui see nagu päriselt nagu panna paika ja kui see nagu noh, see meremajanduse, ütleme siis meiega sarnane ettevõte võiks kusagile saada, ega siis nagu tegelikult ongi, et ärge menetlege neid planeeringuid nagu noh, menetlege ära, mis see miinimumaeg, teoreetiline miinimumaeg vist on aasta, on ju, tehke need asjad aastaga ära, mitte ärge tehke seda 3 aastat, eks ju. Ja kindlasti, mis on oluline, on, ma arvan, mida omavalitsus väga palju saab nagu vedada ja mõjutada, on kogukonnaga suhtlemine. Ettevõtjad võib-olla ei ole alati väga noh, ma tahan öelda targad, aga noh, see kogemus on väike ja seda on nagu võib-olla keerulisem nagu teha ja eriti, kui sa seal elad selles samas külas ja siis tahad sinna külaserva hakata midagi nagu tegema, on ju. Et siis võib-olla nagu ei alati, aga nagu selles osas kindlasti ettevõtjad saaks nagu aidata, et see kogukond ei hakkaks vastu, et kõiki imelikke vaidlusi nagu vähendada. Ma ei oskagi öelda, mis siin veel on. Võidelge oma transpordi eest, on ju, seda teete vist väga hästi, ma olen aru saanud. Et see liiklus saaks olla nagu paigas. Ja, niimoodi nagu ongi. Võib-olla mingid elamisvõimalused töötajatele. Ma ei oska öelda, kuidas see Hiiumaal see nagu teema nagu on Saaremaal kindlasti, näed, siin vald vist on esimese maja ettevõtjate koostöös teinud mingid rendi nagu pindu, eks, et kõik tahavad teha oma Airbnb-d ja pikaajalise rendile mingid korterid ja asju ei ole, kus nüüd siis seal need noored värsked spetsialistid tulevad, kuhu nad nagu maanduvad, nad ei osta ju kohe maja ja ei tee ju asju. Mingid need niisugused taustategevused. Mul on endal see küsimus, et oli siin üleskutse gümnasistidele, et mingi keemiat õppima, aga et kui palju selles valdkonnas on nii-öelda võimalik või perspektiivi, et okei, jätame keemia kõrvale, võib-olla ei tundu kõige ahvatlevam, aga selline üldine tehnoloogiline või infotehnoloogiline areng, mis siis aitaks sellele kõigele kaasa. Või sellega juba tegeletakse ja tegelikult on juba kõik mäetipud saavutatud? Mäetipud kindlasti saavutatud ei ole, ega meie tööstus või tootmine mõnes mõttes on, okei, ta on natuke keerulisem kui ilmselt nagu laevaehitus, et sul on projekt ja tahvel tuleb ühest otsast sisse, teisest otsast sai tahvlist laeveks. Meil natukene on ne protsessid seoses sellega, et see tooraine on elav, eks ju, ja ta teeb väga palju asju keerulisemaks. Aga muus osas ega jämedalt on tootmine ikka tootmine ja loomulikult noh, ma saan öelda nagu seda, et meie kogume täna oma tootmisest siis protsessist otse erinevate mõõturitega ja siis ka oma laborianalüüsidega jämedalt kuskil 40 erinevat näitajat suurusjärgus. Ja mul on digitaliseeritud ära, kui meie tehase ostsime, see on põnev fakt võib-olla 2016 lõpus, siis see on otseses mõttes protsessori ruudulises vihikus. Asjad kirjutati ruudulisse vihikusse, andmed, mis olid olulised, on ju selles mõttes tootmisprotsessis ja mida pidi saama, mida pidi koguma ja mida oli vaja koguda. Tänaseks meil on see digitaliseeritud, mul on andmed digitaliseeritud aastast 2011. Meil on palju nagu lisanud ja mul on praegu pooleli siis projekt ühtede noorte Eesti tootmis- ja IT-inseneridega, ehk siis meie liin ühes mitte väga kaugus tulevikus nagu saab olema selline, noh, ma nimetan seda masinõppeks või ise aru saab, mida ta peab nagu tegema. Ehk siis analüüsis läbi kogu selle mahu. Ma selgitusega võin öelda veel see, et kui vetikas tuleb liini pealt pesuvanni, siis lõpptoode tuleb sellest umbes 48 tunni pärast. Seal on mingid erinevad etappe, kus seda tehakse, ta vahepeal seisab kusagil ja siis nagu peamine analüüsi koht on lõpptoote analüüs, kus sa siis saad need parameetrid, millel ta tegelikult peab vastama. Ja kui ta siis seal ei vasta, siis nagu, noh, siis vahepeal on midagi juhtunud. Ja seda nagu, noh, me väga suur hulk asju, mida me oskame juba teha ja saame nagu aru, aga nüüd selles masinõppe mõistes siis nagu see liin, kogu see protsess peab hakkama ise ennast analüüsima ja suutma leida sellest andmemahust nagu need seosed, mis ütlevad, et seal pesuprotsessis on nagu mingisugune viga juba tehtud või seal on üle vähe pestud seda vetikat, et see juba hakkab mõjutama kogu protsessi. No, see on hästi lihtsustatud, seletatud, aga me oleme selles mõttes sellel samal teel ja meil juba on samme astutud ja me tegeleme juba. Ja ma täpsustan seda ka veel, et mitte keemiat õppima, aga meil on vaja keemiainsenere.
ma ei oska võib-olla seda täpselt nagu seletada, aga see on nagu see, noh, kellel on inimesed, kes saab aru keemilistest protsessidest, mitte ei ole täiesti keemik, aga ta saab aru ka, mis tähendavad pumbad ja need asjad, eks, noh, aga see keemia on keerulisem. Insenerist saab paremini keemik kui keemikust insener, ma arvan, võib-olla ei pea. Ühe slaidi juures oli korraks juttu, et teie tehas on nii-öelda alatootmises, et võimekus on oluliselt suurem. Ehk siis teistpidi võib siit nagu välja lugeda seda, et kõik, mis te teete, kõik müüte maha, nagu siin juttu oli, väga palju läheb ekspordiks üle kogu maailma. Kas te üleüldse peate tegelema mingisuguse turundusega ja kas see, et te saate öelda, et te olete siit Hiiumaa, Saaremaa ja Vormsi, et kas see annab teile ka mingisugust turueelist? Täna me saame selle eeliseks panna nagu seda, et meil on puhas tootmine, siin on õhk puhas ja siin on tore, see teema on võib-olla, me saame seda eeliseks nagu keerata. Müügiga muidugi peame tegelema. Tegelikult see sama toode oli üks 30-40 aastat tagasi oli turul täiesti olemas, see toodeti Taanis. Taanis toimus vetika ülepüük, kui meil see vetika, see plast oli juba nagu nõukogude ajal niisugune kontrolli all, ja analüüsiti kogu aeg, kui palju on ja nii edasi. Siis seal seda ei olnud, toimus ülepüük ja seal ei ole taastunud. Ehk siis mujal maailmas seda vetikat kasvab, aga teda ei kasva nagu majanduslikult kasutatavas mõistlikus koguses, mis tähendab seda, et meil on tegelikult täna maailmas ainuke tootja. Aga see vahe on läinud liiga pikaks ja siis nõukogude aeg oli vahel, siis ju eksporti ei olnud, siis oli kõik suur nõukogude maa, tehas tossutas müüa ja läks igale poole kõik ära. Et see on meie see keerukus täna ja me peame tegelema müügitööga, muidugi me peame selle nagu turule tagasi tooma. Me täna, kui nii otse öeldes siis konverentsidel käime ja otsime selliseid hallipäiseid inimesi, ja tegelikult see töötab, sest et seal on väga palju inimesi, kes mäletavad seda, siis seda nimetati Taani agariks, kes mäletavad, mis oli Danish agar nagu turul. Ja siis läbi selle me saame nagu tagasi nagu seda turul. Aga vastus on sulle, et jah, me igal juhul peame, aga see nurk siin selles mõttes täna on tekkinud väikseid sükseid ning naale mitte väga palju seoses sõjaga, et me oleme sükse koha peal, aga see ei ole nagu probleem, lihtsalt mingid küsimused on aeg-ajalt nagu olnud. Aga üldiselt, jah, me ikka peame. Tahan viimase taanlaste jutu kohta öelda ühe kogemuse, ma tahan jälle siia tuua sisse keskkonnakasutuse teema. Taani üks paralleelprojekt meie tegevusele on selline, et taanlastel ei ole mitte ainult vetikate ülepüük olnud, vaid ka kivide ülepüük. Praegu projekti partnerid hakkavad kive tagasi merre vedama, et seal luua ökosüsteeme, sest et nad on kivid merest välja vedanud. Ehk siis näide sellest, et teatud keskkonnategevused mõjutavad sadadeks aastakümneteks tegelikult ka majandustulemusi. Nii et huvitav oli ka teada, et vetikate ülepüük on Taanit mõjutanud. Nii, aga ma arvan, et teeme Urmasele aplausi.